me peame siis alistuma Jumala plaanile. Mitte ainult selles mõttes, et me peame täiskasvanud olema, vaid üldiselt Jumala plaanile. Mis see on? Me peame sellele alistuma. No siis kuidas me teeme seda? No esiteks, ära võitle Jumala vastu. Ära võitle Jumala vastu. Kui vaatame oma piibliteksti täna, esimeses Moosese raamatus ja peatükis 27, siis me näeme, et inimesed võitlesid Jumala plaani vastu ja praegu eriti Iisak. Sest Jumal oli juba Jaakobit valinud. Aga Iisakil olid teised plaanid. Loeme siis salmid 1-10. Kui Iisak oli vanaks jäänud ja ta silma nägemine oli tuhmunud, siis ta kutsus Eesavi oma vanema poja ja ütles temale, mu poeg, ja see vastas temale, siin ma olen. Ja ta ütles, vaata, ma olen vanaks jäänud, ega tea oma surmapäeva, võtta nüüd oma jahiriistad, nooletupp ja amb, mine väljale ja kütti mulle mõni jahiloom. Valmista siis mulle maitsvat rooga, mida ma armastan, ja too mulle süüa, et mu hing sind õnnistaks, enne kui ma suren. Nüüd Iisak siis, ta kuulis Jumala ennustust, et see isegi kui nad lapsed olid ema kõhus, Issand ütles, et see noorem valitseb seda vanema üle. Tema on see õnnistatud, tema on see valitud. Iisak teadis seda, aga asi oli selles, et tema lemmiklaps oli see Eesav. Ja mis veel, tema oli see vanem laps. Tema on just nagu pidi saama selle õnnistuse ja seda topelt varanduse isalt. Aga nüüd 5. salmis Rebekka kuulis seda ja tal on teine lemmik. Aga Rebekka kuulis, kui Iisak rääkis oma poja Eesaviga ja kui Eesav oli läinud väljale küttima ja jahisaaki tooma, siis rääkis Rebekka oma poja Jaakobiga öeldes, vaata, ma kuulsin su isa rääkivad su venna Eesaviga ja ütlevad, too mulle jahisaaki ja valmista mulle maitsvat rooga, et ma söön ja sind issanda ees õnnistan, enne kui ma suren. Ja nüüd, mu poeg, kuula mu sõna ja tee, mida ma sind käsin. Mine karja juurde ja võtta mulle sealt 2 head sikut alle ja ma valmistan need su isale maitsvaks roaks, mida ta armastab. Sina vii neid siis oma isale, et ta sööks ja sind õnnistaks, enne kui ta sureb. Rebekka kuulis seda ja tema hakkas nagu oma plaani järgi tegutsema ja ümber teha seda, mida Iisak tahtis teha. Huvitav, et praegu Iisak ei saa sellest aru, et kui Jumal on valinud seda nooremat, et teda austada ja et need tõotused täituvad siis Jaakobis, siis mina siis kaasa alistu Jumala plaanile, aga ta ei ole veel seda õppinud. Nüüd ta peab seda praegu õppima, kahjuks. Aga huvitav, et hiljem, kui Jaakob oli see, kes pidi õnnistama, kui te mäletate, Joosepi 2 poega, et ta pani oma käed nende poegade pea peale, aga Joosep pahandas, ütles, et oota, mida sa teed? Varem käsi läheb hoopis selle pojale, tema on see vanem. Aga Jaakob ütles, ei, isand ütles, et see noorem on see, kes saab seda suurema õnnistuse. Sellepärast ma tegin seda. No, Jaakob siis hiljem, võib-olla ta mäletas
seda, mis juhtus temaga. Ja ta alistus Jumala plaanile. Läks nagu selle kultuuri nagu vastu, et alati seda vanemat saab kõike nagu paremat. Aga vahepeal on Jumalal teised plaanid ja õnnistab seda nooremat rohkem. Jumal oli Jaakobit valinud, aga me ei tohi oma tahtmist peale sündida. Ei tohi. Mõned asjad on päris selged piiblis, kuidas me peame elama ja kuidas käituma. Alistu Jumala plaanile. Ja siis on veel mõned isiklikud asjad sinu elus. Sest ma usun, et Jumalal on hea plaan iga ühe jaoks, kes tuleb tema juurde. Aga vahel sa tahad näiteks kellelegi abielluda. Aga vanemad ütlevad, et see ei ole hea mõte. Isegi mõned sõbrad ütlevad, et ma ei tea. Aga sa oled armunud ja sa ütled, et ma teen nii kui nii. Ma sunnin oma tahtmist peale. Või võtad endale töökoha, aga kahjuks see uus töö teeb sinu teenimist issandale väga raskeks. Et näiteks ei jõua pühapäeva jumalateenistusele või sa lihtsalt ei ole nagu palju kodus, et kuidas sa oled isa või ema või kui sa oled kogu aeg ära. Aga mõned võtavad sellised töökohad, sest nad maksavad hästi ja nad on sellised nagu uhked töökohad. Ja siis sa sunnid oma tahtmist peale, teed mida sa tahad. Isegi kui Jumal on sulle selgeks teinud, et ei, see ei ole minu plaan sinu jaoks. Või mõni lapse vanem, kui laps tuleb ta juurde, ütleb, et Jumal on mind kutsunud ja ma arvan, et ma pean välismaale minema, et evangeeliumit seal kuulutama inimestele, kes ei ole kuulnud. Aga kahjuks vahel on vanemad, kes ütlevad, et ei, sa küll ei lähe. Sa jääd siia minuga. Sa elad samas riigis kui mina, et ma ei näe sind, kui sa lähed teisel pool maailma. Ma ei luba seda. Ja siis ta keelab ära. Ainult umbes nädal tagasi oli ikka veel minu ema meiega külas ja mulle meeldis, mida ta ütles. Ta ütles, et kui mina läksin oma perega Eestisse, siis teised tema sõbrad küsisid tema käest või töökaaslased, et mida sina sellest arvad, et sinu poeg läheb sinu lastega sinna Euroopasse ja sa ei näe neid väga palju. Mida sina sellest arvad? Kas oled sellega nõus? Aga siis ema ütles, et ta vastas sellistele inimestele, et kui tema teenib issandat seal, siis mul on hea meel, et ta teeb õiget asja ja et ta on jäänud issandale truuks. Niimoodi me peaksime tegema. Peaksime alistuma Jumala plaanile. Isegi siis, kui see on midagi, mis ei oleks ise valinud seda. Aga me teame, et kui see on Jumala plaan, siis on see õige ja see on hea. Ära võitle Jumala vastu. Ja veel, kui me alistume Jumala plaanile, siis me peame ootama. Ootama kahte asja. Kõigepealt me ootame Jumala õnnistus ära. Oota Jumala õnnistus ära. Kui Iisaki paat oli see, et ta võitles Jumala ennustuse vastu, siis Rebekka ja Jaakobi paat oli see, et nad Jumalat ei oodanud. Kas Jaakob pidi saama selle õnnistuse? Jah, see oli Jumala plaan. Aga Rebekka
ja Jaakob, nemad ei osanud oodata Jumalat ära. Et nad ise tegutsesid. Ütleme, et nad aitasid Jumalat. Sa ei pea Jumalat aitama. Ma siis loen salmid alatest salmist 11. Salm 11 ütleb, aga Jaakob ütles oma emale Rebekale, vaata, mu vend Esav on karune, aga mina olen sile. Võib-olla katsub isa mind käega, siis oleksin tema silmist nagu petis ja tooksin enesele needusse, mitte õnnistuse. Kas Jaakob läheb sellega kaasa? Võib-olla läheb, aga tema tahab teha nii, et ta saab selle õnnistuse ja mitte needuse. Et kui isa saab aru, et teda petetakse, siis ei tule õnnistus, tuleb midagi muud. Salm 13. Aga tema ütles talle, sinu needmine tulgu minu peale, mu poeg. Kuula ainult mu sõna ja mine too mulle. Siis ta läks ja võttis need ning tõi oma emale ja ta ema valmistas maitsva roa, mida ta isa armastas. Ja Rebeka võttis oma vanema poja Esavi parimad riided, mis olid ta juures kodus ja pani neid selga oma nooremale pojale Jaakobile. Tema kätte ja sileda kaele ümber, aga pani ta sikutallede nahad. Siis ta andis maitsva roa ja leiva, mille ta oli valmistanud oma poja Jaakobi kätte. Ja see läks oma isa juurde ning ütles, mu isa. Ja tema vastas, siin ma olen. Kumb sa oled, mu poeg? Jaakobil oli see mure, et isa siis saab aru, et mina ei ole Esav. Siis ei tule õnnistus. Rebeka tegi kõik nii, et see petmine õnnestuks. Ja need kitsekarvad kätel ja kaela ümber. Isegi pani Esavi oma nagu parima ülikond või mis iganes see oli, Jaakobi selga. Et kui isa katsub seda, siis ei ole mingit küsimus, et vist arva, et sa oled Esav. Ja siis ta läks isa juurde. Salm 19. Ja Jaakob ütles oma isale, mina olen Esav, sinu esmasündinu. Ma tegin, nagu sa mind käskisid, tõuse, istu ja söö mu jahisaaki, et su hing mind õnnistaks. Nüüd Jaakob, tal ei olnud mingit probleemi selle valetamisega. Kohe ütles, mina olen Esav. Ja ma tegin kõik, mida sa ütlesid mulle, et ma tõin sulle selle roa. Ja Salm 20, aga isa küsis oma pojalt, kuidas sa nii kähku leidsid, mu poeg? Ja ta vastas, issand, sinu Jumal saatis mulle ette. Siis Isak ütles Jaakobile, tule ometi ligemale, et ma sind käega katsun, mu poeg, kas sa oled mu poeg Esav või mitte? Ja Jaakob astus oma isa Isaki juurde ja tema katsus teda käega ning ütles, hääl on Jaakobi hääl, aga käed on Esavi käed. Ja ta ei tundnud teda ära, sest tema käed olid karused nagu ta venna Esavi käed ja ta õnnistas seda või teda. Ta küsis veel kord, kas sa oled tõesti mu poeg Esav ja ta vastas, olen. Nüüd, Jaakob nüüd mitu korda valetas oma isale. Petis ta ära. Isak, nägemine oli kehv. Ja ma ei tea, aga ta usaldas oma katsumine, et see peaks olema Esav. Kuigi kui ta räägib, see on nagu oleks Jaakob. Ma ei tea, võib-olla ta mõtles, et kuulmine läheb ka ära vist, et see peaks olema Esav. Ja siis ta otsustas, et ta õnnistab teda.
Ja nüüd, mida ta ütles? Salm 25. Siis ta ütles, ulata mulle ja ma söön oma poja jahisaaki, et mu hing sind õnnistaks. Ja ta ulatas temale selle ja ta sõi. Ja ta tõi temale veini ja jõi. Seejärel ütles ta isa Iisak temale, tule nüüd ligemale ja anna mulle suud, mu poeg. Ja ta astus ligi ning andis temale suud ning ta tundis tema riiete lõhna ja õnnistas teda ning ütles, ja nüüd tuleb see õnnistus. Isegi lõhnes nagu Eesav. Näe, mu poja lõhn, otse kui väljalõhn, mida Issand on õnnistanud. Jumal andku sulle taeva kastet ja maa rammu ning külluses vilja ja veini. Rahvad orjaku sind, rahva hõimud kummardagu sind, ole oma vendade isand. Su ema pojad kummardagu sind, neetud olgu, kes sind neab, õnnistatud, kes sind õnnistab. Ja see toimis. Rebeka ja Jaakob petsid Iisaki ära. Jaakob sai selle õnnistuse endale. Aga Jumal juba ennustas, et Jaakob saab oma vennast suuremaks. Kas Jumal oleks siis seda ära teinud? No kindlasti. Kui Jumal ütleb, et see sünnib, siis see sünnib. Ei saa keegi seda ümber teha või muuta või takistada. Jumal oleks saanud sellega hakkama ilma Rebeka ja Jaakobi sekkumiseta. Aga Rebeka, ma ei tea, läks nagu paanikasse natuke, otsustas, et me peame petma, me peame valetama, et kõik läheks nii, nagu peaks minema. Aga nemad tegid niimoodi, et said selle õnnistuse, nad tegid nii, et pere läks päriseks katki peale selle. Nad aitasid Jumalat. On üks lugu, et üks poiss käis emaga koos kohalikus poes ja selle poe omanik oli lahke mees. Ja kui ta nägi seda armsat poega, siis ta võttis välja suur purgi, mis oli täis pulgakomme. Ja ta tegi lahti, ütles sellele pojale, et poissile, et võtta üks peo täis. Ja see on tasuta, ma lihtsalt võtta. Aga poiss ei võtnud. Ta vaatas seda purki, vaatas seda suurt meest. Võtta peo täis. Aga poiss ei tahtnud. Ja siis lõpuks poe omanik ei tea, siis ta võttis ise oma suure käega ja andis peo täis selle poissile. Ja kui ema ja oma poega olid läinud poest välja, siis ema küsis, et miks sa ise ei võtnud, miks sa ei tahtnud? Aga see poiss vastas, et ma nägin, et tema käed olid minust suuremad käed. Et parem, et las Jumal ise teeb seda, siis ta teeb meist paremini. Ja ära joosta Jumala plaanist ette. Jumal oleks selle kõik ära teinud. Aga nemad ei oodanud. Nemad ise nagu võtsid endale petmisega. See on nagu kadunud poeg Luuka evangeeliumis. Mida tema tegi? Ja me kõik teame temast, sest tema võttis oma päris osa endale. Tema oli see noorem poeg. Võttis endale ja läks välismaale. Ta ei suutnud oma isa surma ära oodata. Ta tahtis praegu. Või näiteks Geehas. Mäletate, kes oli Geehas? Elisa teenija. Ja kui see Naaman, see Süüria kindral,
kui Elisa tegi ta terveks oma pideli tõvest, siis ta tahtis anda Elisale kulda, hõbedat, riideid, aga Elisa ütles, ei, ma ei võtta midagi. Jumal tegi seda. Mitte mina, ma ei võtta midagi. Aga kui Naaman oli ära läinud, siis Gehazi jooksis ja jooksis tema juurde, ütles, et tegelikult võtame. Just tulid mõned külalised ja võtaksime kõik, mida sa ütlesid. Ja siis ta võttis kõik need asjad, peitsid nad ära. Aga Elisa ütles, et kas on aeg praegu võtta endale kulda ja kalleid riideid? Ei ole see aeg praegu. Ja nüüd see pideli tõbi, mis oli Naamani peal, läheb sinu peale. Siis see muutus needuseks. Tegelikult olid ajad Piiblis, kus Jumala rahvas pidi võtma, see oli aeg võtma. Mäletate, kui iisraelased läksid Egiptusest ära. Isand ütles, et nad riisuksid neid egiptlasi. Tähendab, et kui nad läksid ära, nad pidid küsima naabrite käest, et kas ma võin kaasa võtta selle kulla taldriku või see on nagu ilus mantel, kas ma võin võtta? Ja egiptlased ütlesid, ja võtta kõik see ja see ka, et peaasi, et te ära lähete. Ja siis oli aeg võtta endale, aga Elisa ütles Gehazile, praegu ei ole see aeg. Praegu me ei võta asju. Me ei võta rikkust ja riideid. Ja mõnikord jookseme Jumala plaanist ette. Ei ole see, et me ei tohi seda saada, aga lihtsalt praegu ei ole see aeg. Jumala plaanis, kas on aeg armastuse jaoks praegu? Kas on aeg, et sa nagu teismeline jookseb kodust ära, et ole, läheb vanematelt ära või et sa pead midagi varastama, sest sul ei ole praegu seda raha, aga see on hea asi. Ära joosta Jumala plaanist ette. Kui see on hea asi ja see on Jumala plaanis, siis küll sa saad. Aga võib-olla mitte praegu. Aga Rebecca ja Jaakob, nad tahtsid kohe praegu, enne kui Eesab saab. Nüüd, ütlesin, et peame kahte asja ootama. Ootame Jumala õnnistuse ära ja ootame Jumala kohtumõistmise ära. Loen salmid 30 kuni 33. Mis juhtus nüüd? Ja kui Isak oli Jaakobit õnnistanud ja kui Jaakob oli just ära läinud oma isa Isaki juurest, siis tuli tema vend Esav küttimast. Ja temagi valmistas maitsva roa ja viis oma isa juurde ning ütles isale, tõuse, isa, ja söö oma poja jahisaaki, et su hing mind õnnistaks. Aga tema isa Isak küsis temalt, kes sa oled? Ja ta vastas, mina olen su poeg Esav, su esmasündinu. Siis Isak värises väga suurest ärritusest ja ütles, kes oli siis see, kes jahilooma küttis ja mulle tõi. Ja mina sõin kõike, enne kui sa tulid ning õnnistasin teda. Õnnistatuks ta jääbki. Kui Esav või kui Isaki patt oli see, et ta käitus nagu Jumala ennustuse vastu. Rebecca ja Jaakob, nende patt oli see, et nad jooksid Jumala plaanis ette, siis Esavi patt oli see, et ta tahtis ise kätte maksta. Salm 41 ja Esav hakkas Jaakobit vihkama õnnistuse pärast, millega ta
isa teda oli õnnistanud ja Esav mõtles iseeneses, küllap tulevad mu isa leinamise päevad, siis ma tapan oma venna Jaakobi. Ta pidi ka õppima seda, et talle jäi ikkagi selline õnnistus. Ja jääb ka sulle alati õnnistus. Ma loen Salmid 40 või 34 ja edasi. Kui Esav kuulis oma isa sõnu, siis ta kisendas väga valjusti ja kibedasti ning ütles oma isale, õnnista ka mind, mu isa. Aga ta vastas, su vend tuli kavalusega ja võttis oma su õnnistuse. Siis ta ütles, eks oled temale nimeks pandud Jaakob. Juba teist korda ta on mind petnud. Ta võttis mu esmasünni õiguse ja vaata, nüüd ta võttis ka mu õnnistuse. Ja ta küsis, kas sul pole hoitud õnnistust eraldi minu jaoks? No, Esav väga tahab, et saaks mingisugust õnnistust. Aga Isak vastas ning ütles Esavile, vaata, ma olen pannud ta sinu isandaks ja olen andnud kõik te vennad temale sulaseks ja ma olen teda varustanud vilja ja veiniga. Mida võiksin siis nüüd teha sinu heaks, mu poeg? Isak vastab, et ta on juba kõik andnud Jaakobile. Ja Esav ütles oma isale, on see sul ainus õnnistus, mu isa? Õnnista ka mind, mu isa. Ja Esav tõstis häält ning nuttis. Siis vastas tema isa Isak ning ütles temale, nüüd tuleb õnnistus. Vaata, su eluase on eemal rammusast maast ja ilma taeva kasteta ülalt. Sa elad oma mõõga varal, sa pead oma venda orjama. Ometi sünnib, kui end raputab ja rööbib tema ikke oma kaelast. Kas siis ei jäänud mitte mingit õnnistust Esavile? Midagi jäi tegelikult. Kui sa vaatad neid viimaseid ridasid, ütles, et jah, Jaakob on juba saanud selle, et tema valitseb sinu üle. Tema saab sinust suuremaks. Aga õnnistus on see, et tuleb aeg, kui sina saad ka suureks ja sa tuled tema ikkest nagu välja. See on see õnnistus, mis jääb. Küll see ei olnud nagu väga suur õnnistus, aga ikka oli midagi. Paljud tunnevad ennast nagu ohvrina, et keegi on sulle väga haiget teinud. Kas jääb sulle õnnistus? Ma just kuulasin tunnistust ühest sindist, kes, kui tema oli 14 seal koolis, et ta ütles, et nagu koduelu, kodus ta ei saanud nagu kinnitust isalt või emalt, et ta on tubli, et nad arvastavad teda ja et ta on tubli tüdruk. Ta ei saanud seda väga kodus. Aga siis koolis tuli üks uus õpetaja, üks noor meessoost õpetaja ja tema andis väga palju tähelepanu sellele sindile ja tema oli alati tema lemmik selles klassis ja nagu Sindi reageeris sellele, et talle hakkas meeldima, et see nagu täiskasvanud mees, tema annab mulle nii palju tähelepanu ja mulle meeldib see. Ja siis ta tundis ennast nagu ta on keegi ja eriline. Aga kui Sindi nagu väga usaldas teda, siis ühel päeval
ta kutsus ta oma auto sisse, see õpetaja, ja siis viis ta ära. Ta kohe läks temaga, sest ta usaldas teda, aga kuhu nad läksid? Nad läksid hotelli ja see õpetaja vägistas teda. Ja siis Cindy oli pettunud ja siis ta mõtles, et kuidas ma nii rumal olin. Arvasin, et ma olen nagu eriline, sellepärast, et ma saan seda tähelepanu, aga nüüd ma tean, miks ta tegi kõike seda. Ja siis ta ütles, et ta aastaid seal keskkoolis ja gümnaasiumis õpetaja ähvardas teda, saatis sõnumeid, et sa pead jälle minuga kokku saama, muidu ma ütlen sinu vanematele, ma ütlen sinu boyfriendile, mida sa oled minuga teinud. Cindy kindlasti ei tahtnud haiget teha oma vanematele ja siis mitu korda ta pidi selle mehega olema. Aga siis lõpuks ta tegi oma telefoni katki ja ta sai sellest vabaks. Ei saanud enam neid tekste ja ähvardusi. Ja siis ta läks edasi ülikooli ja kuulis, et see sama mees nagu jahib teist tüdrukut seal samas koolis. Ja siis ta teadis, et ta peab midagi tegema. Ja siis ta ütles kõike välja politseisse ja vanematele ja oma boyfriendile, ütles kõik ära, mis on teinud, nii et politsei tabaks seda meest ja nad tabasid teda. Ja teda pandi vanglasse aastaid. Siis ta arvas, et nüüd ma olen sellest vaba. Aga ta ei olnud. See haav oli üsna sügav. Ta isegi abielus oma nagu boyfriendiga ja nemad tegid lapsi ja nendel olid hea töö, nemad olid raha, autod ja suur maja. Kõik läks nagu hästi, aga Cindy tundis, et ta ei saa sellest lahti. Aga siis ühel päeval ta kohtus tema ja koos mehega, nad kohtusid ühe noor pastoriga. Ja see pastor palvetas nende eest. Ja siis ta küsis Cindy käest, et kas sa oled päriselt nagu Jeesuse juurde tulnud ja palunud, et tema saaks sinu päästjaks. Ja Cindy vastas, et ei, ma ei ole seda teinud. Ja siis ta tegi seda ja ta sai kristlaseks sel päeval. Ja Cindy ütles, et siis kohe ma teadsin, et nüüd ma olen nagu päriselt, ma olen sellest vaba. Et Jeesus on mind vabaks teinud. Et nüüd ma ei ole enam koormatud sellega. Et ma olen, Jeesus on tulnud ja selle ära võtnud. Ja nüüd Cindy ta seal istus ja antis intervjuu sellele kristlikule nagu telesaatele. Ja sealt ütleb, et ma olen nüüd vaba. Jumal on mind õnnistanud. Nüüd mul on mees, mul on 3 väikest tütart ja Jumal on mulle nii palju andnud. Kas jääb siis sellisele ohvrile mingit õnnistust? Või kas on elu on tõesti nagu läbi, kui sinuga on juhtunud nii õudsat asja? Ei ole veel läbi. Õnnistus jääb. Mingisugune õnnistus veel jääb. Just nii nagu midagi veel jäi Eesavile ka. Aga mäleta, et Jumal on see, kes mõistab kohut maailma üle. Arusaadav, et kui keegi on sulle haiget teinud, et tegelikult arusaadav, et kui Eesavi käest võeti ära selle õnnistuse, mida ta tahtis? Ta tahtis kättemaksu. Tegelikult on see väga arusaadav. Aga
aga see on see, mida Jumal teeb. Tema tasub kätte. Tema on see, kes karistab. Ja just nii nagu see poiss, kes tahtis, et see suur poeomanik võttis ise peo täis neid pulgakommi. Kas sa arvad, et sina tasud kätte paremini ja täiulikumalt kui Jumal, kes on kõige väeline? Sa mõtled, et no ma teen seda ja ma teen seda talle, siis ma olen kätte maksnud. Las Jumal teeb seda. Võib-olla sa arvad, et Jumal ei tee piisavalt kiiresti ja kohe, aga sa võid kindel olla selles, et Jumal kindlasti teeb ja ta teeb täiulikult ja ta teeb täpselt ja õiglaselt. Jumal teab kõike igast inimesest ja sellepärast ta oskab väga hästi ja täpselt õiglaselt kohut mõista selle inimese üle. Anna ta Jumala kätte. See on palju hirmsam kui see, et sa ise maksad kätte. Alistu hoopis Jumala plaanile. Ja meil kõigil on vaja suureks kasvata. Just nagu need noored inimesed Ameerikas, kes ikka veel elavad oma vanematega, kes on 30-aastane. Meil kõigil on vaja suureks kasvata mõnes mõttes, sest me vahel võitleme Jumala vastu. Ära võitle Jumala plaani vastu, vaid alistu sellele. Oota Jumala õnnistust, oota Jumala kohtu mõistmist. Ja siis Jumal saab sind õnnistada.